nii et Monika, näita meile nüüd ennast. Võin ära võtta. Jaa, sa pead lausa ära võtma. Sellepärast, et nüüd tahame meie ka ikkagi näha nagu päris ehtsat Monikat. Näed, sa tuleb täpselt sama särav naisterahvas sealt välja, sama ilusad pikad kiharad, ilus naeratud. Päris palav oli. Peab tunnistama. No nii. Viska siis need ürbid minema, neid ei ole enam vaja. No näed. Jah, selle peale võib ühe aplausi teha küll, on ju. Ja ma arvan, et olete nüüd ühe mõnusa kokkulöömise ka selle kõige peale ilusti ära teinud. Aitäh mulle toeks ja aitäh. Ja õnnitused ka minu poolt. Nõnda, aga ma nüüd natukene mõtlesin siin seda viimast kolmandikku vaadates, et kust need iluoperatsioonide sellised, kust need piirid jooksevad, et inimesi tehakse, muudetakse selliseks, ma mõtlen nii nagu vanu sellist efekti ja kõik, et no ma ei ütleks, et sa ei tohiks tütrega koos välja minna, tead, minu arust nagu täitsa sobib. Tegelikult ma arvan, minu puhul mängis rolli see, ütleme need kompleksid ehk need kõrvad, mis segasid, ütleme, minu jaoks täisväärtusliku elu elamist. Aga teiseks olid need silmad, mis tegelikult olidki tänu ilmselt mu prilli kandmisele ja tugevale lühinägelikkusele üsna siis alla vajunud silma ülalaud ja ka silma alalaud olid päris suured kotid olid seal all, et tegelikult need segasid päris töö tegemist. Ja kuna mul on nagu harjumus pidevalt kissitada, siis sealt need kotid ilmselt tekkisidki, et kui neid nüüd ei ole, siis on ju mu silmad ka oluliselt suuremad ja seda enam saab neid säravalt tripsutada. Aga nagu ma aru saan, siis tegelikult probleemid või sinu jaoks need kompleksid olid alguses pigem hambad ja kõrvad, et silmad nagu ei olnudki, aga nüüd, kui need on ilusad, siis vaatad, et vau. Ja, absoluutselt. Et tegelikult, kui ma saatesse kandideerisin siis, ja ma ankeeti täitsin, siis olidki kõrvad, nina ja hambad. Miks nina? Et mul on öeldud kogu aeg, et sa pead prille kandma, et sul on suur nina. Ja ju ma siis hakkasingi uskuma, et mul on suur nina ja ma tahtsin seda siis väiksemaks teha, aga juba ma esimesel castingul öeldi, et ei mu ninal peale häda midagi ja kui seda ütleb võõras inimene, siis see tegelikult loeb või sa nagu võtad neid sõnu hoopis teistmoodi, kui sul ütleb hea sõbranna, et ei su ninal peale häda midagi ja ma hakkasingi mõtlema, et mu ninal ei olegi häda midagi ja kui nad nüüd tegid ka mu hambaid suuremaks, siis tegelikult need proportsioonid muutusid ka nina kasuks, et nina muutus nagu väiksemaks ja praegu ma olen oma ninaga, mis ei ole muutust läbi teinud, väga rahul. Kas eksmees ei ole tundnud peale saadet ka huvi, helistanud ja kiitnud välimust või muul moel reageerinud? Mu tütar saatis oma isale ehk siis minu eksile ühe pildi minu muutunud välimusest ja ma sain tagasi siis selle vastuse, kuidas mu eks reageeris sellele. See vastus oli vau, et see ei ole meie emme. Et see tähendas tegelikult minu jaoks õudselt palju ja kui ma enne olin selline tõesti väga madala enesehinnanguga ja mul läks südamesse, et mu eksil on uus pere ja uus väike poeg. See oli väga valus mulle. Aga nüüd, olles iseendaga oluliselt rohkem sõber, sain ma kokku tema uue perega, ma nägin tema imearmast väikest poega, ja me suhtlesime nagu täiesti normaalsed, täiskasvanud inimesed, meil ei olnud selline, et kes sa selline oled või mida iganes, aga see
ma ei oleks enne nii käitunud, kui ma ei oleks iseenda kehas ennast hästi tundnud. Ehk ma arvasin, et ikka, et noh, ma olen kole inetu pardipoeg, kes mind tahab, kes mind vaatab. Nüüd mul on pea rohkem püsti ja ma julgen nagu otsa vaadata ja võttagi elu nii, nagu elu on. Et ta läks oma eluga edasi, küllap mina ka ühel hetkel. Kindlasti, mina selles üldse ei kahtle. Aga tegelikult on väga tore nagu tõdeda, et see saade, muutumise saade on nii mõnedki lahku läinud suhted, mitte nüüd uuesti kokku viinud, küll aga soojendanud üles suhteid ja inimesed on hakanud paremini läbi saama, et meil on ka ju inimesed, kellele eks reaalselt käis kaasas ja aitas, isegi siin stuudios oli, eks ju. Et see on väga selline huvitav ja põnev.